palavatel suveõhtutel ikka läheb tõsiseks mölluks alles siis, kui päike loojub ja nii ka siin Korfu vanalinnas, mis esmapilgul võib-olla näeb välja peaaegu, et nagu Tallinna vanalinn, aga oluliselt sopilisem, käänulisem, keerulisem ja loomulikult igasuguste restoranide, söögikohtade, joogikohtade küllus ajab siin pea hulluks ja minusugusel kaalude tähtkujus sündinud inimesel on võib-olla kohati eriti raske leida kohta, kus korraks maha istuda. Ja, tore on küll idüllilistes söögikohtades külmjook nina eest chillida, aga paraku tuleb rääkida ka ebameeldivatest asjadest nagu prügi. Sest just Korfu saarel, no nagu ka ilmselt mujal Euroopas ja maailmas üldse, on suur probleem, kuhu panna kogu tekkiv prügi, sest saarel oma orgaanilise prügi käitlemise võimalust pole ning üks ja ainus prügila on täis saamas. Seepärast otsustas Korfu juhtkond saare lõunaosasse luua uue prügila, kuid Euroopa Liit kuulutas selle illegaalseks ning see tõi omakorda kaasa kohalike protestilaine ning kogu situatsioon eskaleerus isegi märulipolitsei sekkumisega, mil protestijate vastu kasutati kummikuule ja pisargaasi. Siin on aga näha väike osa valitsuse ja prügiprobleemi vastasest meeleavaldusest. Muidu aga kulges elu näiteks Korfu saare pealinnas nagu ikka tavapärases Vahemere saarele omases rütmis. Tänavad täis turistide horde, kes poodlemas, kes külastamas iidseid ajaloost pakatavaid kindlusi, kes niisama lõõgastumas. Taustal meeldiv sumin. Okei, Kreekas Korfu saarel on oldud ja mõnusalt aega veedetud, aga ma arvan, et oleks aeg siit edasi liikuda ja miks mitte, läheks näiteks siia üsnagi lähedale kõrvalriiki nimega Itaalia, aga lendamisest on mul tõesti natukene kõrini viimasel ajal, et prooviks jällegi telefoni teel ennast kuidagi kiirelt kohale smugeldada, vaatame, kas see õnnestub. Halloo, kas Itaalia kuuleb? Tundus, et teleportatsioon õnnestus. Ma olen vist Itaalias. Ei, üsna kindlalt olen Itaalias. Lähme vaatame ringi. Ega ma täpselt teagi, kuhu teleportatsioon mind kupatas, aga küsides nõu kohaliku karabinieri käest, sai ruttu selgeks, et olen sattunud Bari linna, mis muidu tore koht, aga kus eriti midagi teha nagu polegi. Nii et rahulikult lebotamisest ei tulnud taas midagi välja, sest oli vaja asuda teele huvitavamatesse kohtadesse. Muidu Bari linnast rongiga lõuna poole liikudes võib kohata mitmeid huvitavaid väikelinnu, nagu Polignano a Mare või Monopoli. Kuna olin kuulnud, et saapa teisel küljel asuvad kenad paigad, otsustasingi just sinnapoole teele asuda, panustades euroopalikule täpsusele ja süsteemile. Kuigi bussiteekond Napolisse algas tõrgeteta, tuli palaval suvepäeval peagi vastanduda ebameeldivate uudistega. Tundub, et bussisõit Napolisse hakkab venima, kuigi alguses piletite ostus öeldi, et reis toimub otse, ilma vahepeatusteta ja kuna Napolis ootab rendiauto mind, aga rendikontor pannakse kell 1 kinni ja buss pidi jõudma 20 minutit enne selle sulgemist ja nüüd on selline ootamatu vahepeatus, siis hakkab tekkima tunne, et võib-olla ma ei jõua sinna autorendi. Peab mingi lahenduse välja mõtlema. Praegu me seisame. Õnneks tehti buss siiski töökorda, kuid peale vähemalt tunnist seisakut oli ilmselge, et plaanitud ajaks ma Napoli autorenti ei jõua. Ning siit ka varasematel reisidel ennast mitmeid kordi meelde tuletanud tõsiasi liikumisel punktist A punkti B. Varu aega. Voilà! Lõpuks ma jõudsin kohale siia lennujaama autorenti ja mind ootab siin ilus, läikiv, tumehall Fiat 500 manuaal. Pargitakse siin Itaalias päris kitsalt. Ei, lähen teiselt poolt. Ma vist lähen jala edasi, väljas on ju 35, autos on vist 50. Tegelikkuses näitas aga autotermomeeter koguni 42 kraadi Celsiust. Hakkab peale see tee maksmine, ma mõtlesin, et äkki siin pääseb. Ei, tuleb kuidagi Dominikaan meelde. The original jungle is massive. The original dancehall jungle is there. General Levy alongside the MB. 20 vist tuleb anda.
esimene teemaksupunkt on läbitud ja nüüd ma olen siis siin Napoli linnas veel, aga sõidan Napolist välja, sellepärast et Napoli lähedal asub üks selline huvitav koht, mida peab külastama, mis on Vesuvi vulkaan ehk siis ainukene tegevvulkaan Euroopas. Nüüd tagantjärgi on oluline öelda, et Vesuvi vulkaani näol on tegemist kohaga, mille külastamiseks peab varuma jällegi aega, sest epitsentrisse jõudmisele võib kuluda rohkem, kui te plaanisite. Järgmine pilet tuleb osta, aga see tähendab seda, et vulkaan on juba paista. Jube palju aega on täna lihtsalt tühja raisku läinud, sellepärast et parksin auto ära, hakkasin täiesti valele poole kõndima. Siis mõtlesin, et tee läheb mäest alla, et midagi on nagu valesti. Ja vaatan, et mäe tipp jääb aina kaugemale, aga siis õnneks siin läbi nende vigaselt ingliskeelt rääkivate kohalike sai selgeks, et et ikkagi mäe otsa on mõttekas minna taksoga, sellepärast et sinna on nii pikk tee kõndida, et kui me sinna kohale jõuaksime, siis oleks juba mägi nii-öelda suletud. Läheme taksoga vulkaani otsa. Kurak võtaks. Kell on 17.45. Mägi pannakse kell 7 kinni. Circa pool tundi on veel üles minna. Vacation mode'is pole see üles ronimine siin mingisugune padjaklubi, vaid ikka ütleme päris selline kõvem hardcore No eks sunnitud mugavustsoonist väljumine tekitab veidraid võrdlusi, kuid ronida sai seal tõesti korralikult. Milline näeb aga välja ühe Euroopa suurima ja ainsama tegevvulkaani kraater seestpoolt? Lõppude lõpuks vihmega järgi ja raske teekond sai läbi ja siin see on suur meeletu auk maa sees, mille nimi on Vesuvi kraater, mis viimati vist purskas siis 1944. aastal äkki ja see on ainus Euroopas aktiivne tegevvulkaan, see tähendab seda, et ta praegu küll ei purska, siin sees on täielik vaikus, aga iial ei tea, millal ta jälle purskama võib hakata, näiteks esimene kord, kui ta seda tegi, siis terve Pompei linn hävis tuha tolmu alla ja inimesed said kiirelt surma. Aga praegusel hetkel tundub see suur auk siin maa sees täiesti vaikne ja rahulik, nii et nautigem seda vaadet. Crucify, crucify me, crucify, Siiski hea, et Vesuv seekord purskama ei hakanud, sest oleks ju väga kahju, kui kogu see ilus ümbrus taas vulkaanituha ja laava alla mattuks. Umbes nagu juhtus kunagi ammu lähedal asuva Pompei linnaga, millest aga täpsemalt ehk mõni teine kord. Seekord olin aga sunnitud hakkama liikuma lõunapoolsemate provintside suunas. Igal juhul üks on kindel, kus iganes sa ka ei asuks, kõik pakatab iidsetest lugudest ning ajaloost. Igal kivil, sambal ja seinal on rääkida oma raamatupaksune lugu, kui vaid oleks aega neid kõiki kuulata.